Lepatriinu, näita, kus mu kodu on. Lepatriinu, näita, kus mu pojad on. Lepatriinu, näita, kus mu armsam on. Lepatriinu, näita, kus mu süda on. Mis see tõotab tänase matka kohta? No selles suhtes me nägime juba jänese jälgi, et ootused on juba ületatud. Ootused veel värsket õhku hingata, tunnetada Eestimaa loodust. Mitu korda plaanite kukkuda täna? No plaanin 0, aga ma kardan, et neid kukkumisi ikka tuleb. Siit tuleb nüüd intervjuu Raili Kübaraga. Millised on teie ootused tänase matka osas? Noh, põhimõtteliselt sama nagu ma läheks Mekasse. Mekasse? Sa oled palverännakul hoopis? Ja, kuidas läheb? Jäneste jälgi. Jänesejäljed on need siin samad, aga siin on ka kipp. Mis on teie eesmärk? Isiklik Tahate eesmärk saavutada? oleks saavutada hingeline rahu. Mul ei ole sõnu. Näita, kus mu armsam on. Lepatriinu, näita, kus mu süda on. Lepatriinu, näita, kus mu süda on. Kukkusid juba ühe korra, siis ma panin korra käe maha. Me saame hakkama, me oleme tugevad. Külm on ja ma tahan koju. Sitaks palav on, võiks... Oi, ei tohiks ropeneda. Igatahes palav on, võiks olla külmem. Mida me tahame? Tere. Viska telefon lummi peal. Nii, mis toimub? Mina ja Nikita tahame soovitusi kinnisvara soetamiseks, palun, kui kellelgi on. Vaadake laupäeval raketti, aitäh. Ma teadsin. Tere! See aasta oli palju lõksmu kui eelmine aasta, sest Ei olnud. Oli küll. Ei olnud. Okei, sportlane. Minu meelest oli ka veits. Jaa. Aga ma olen paremas vormis kui enne aasta äkki. Meil oli väga lumetekstuur. Kuidas sa tunned ennast praegu? Ei, päris hea tunne. Sa kommenteerid umbes 200 meetrit, kus me pidime lumes suppama. Üllatus, kõnnik ja hopp. Ja Kuidagi ei tea. No ilm on väga hea. Tähega meeldis, vahepeal oli ekstreemne, aga see oli lõbus. Raili vist terve aja irnus mu taga.